Kui sa alustad suurelt turult, see on tegelikult väärt nõu, sest et kui seda nõu distilleerida, siis jätame isegi välja, ma jätaks isegi välja koduturg või võõrasturg, üldse kindlusta kuskil oma kand. Et saa see pidamine kuskilgi, ennem kui sa lähed nii-öelda kogu seda maailma valutama, kas sa oled suutnud kuskil leida, et sinu toodet ostetakse korduvalt, et kas sa oled saavutanud korduva skaleeruva ärimudeli kuskil. Et kui see on sul olemas, selle alusel võib ehitada välja igasuguseid plaane ja mõtelda läbi, kuidas seda sama asja replikeerida teistel turgudel või suurematel või väiksematel või samasuguse kultuuripärandiga või täitsa teistsuguses kultuuris. Seda kõike võib teha, aga selle kõige eeldus on ikkagi, et kuskil sa said seda pidamist. Et sa kuskil kinnitasid kanda, sa said mingisuguseid kliente endale ja sa hakkasid õppima nende kliendidelt, mis on nende vajadused. Sest et kui sul ei ole sellist tihedat, sügavat kliendisuhet, siis sa toodad oma teenust või toodet pimesi. Et sa arvad, et see on kellelegi kasulik, sa arvad, sa loodad loomulikult parimat, sa tahadki teha head toodet, aga sa teed seda pimedas, sest et sul ei ole seda vahetut iga päev, kus klient ütleb, et see ei tööta, see mulle üldse ei sobi. See nupp on täiesti vales kohas, see toode on täiesti vale värviga, vale disainiga, et meie turul läheks hoopis selline asi. Kui sul ei ole kedagi, kes sul brutaalselt kiiresti kohe ütleb seda turu tagasisidet, siis võib-olla sa toodad lattu mingit asja 2 aastat ennem, kui tuleb välja, et et ei ole, keegi ei taha seda. Saab tekitada turgu. Aga võtame kas või selle Reinsalu näite. Et tõi välja uue huvitava innovaatilise dieedijoogi selle L-kreatiini asjaga, eks. Ja ma isegi kuulsin mingid sõbrad tuttavad seda reaalselt kasutasid, ütlesid, et vau, et tõesti oligi, nemad arvasid, et nad said kasu sellest. Ja nii, et mina võtan seda kui iseenesest tegelikult eduka tootena, aga nüüd viia seda toodet rahvusvahelisele turule ja tekitada seda teadmist, et see, mis asi see L-kreatiin on ja miks just see jook ja miks just sellises pudelis ja miks just Eestist või miks just see story, selle vajaduse või nõudluse tekitamine on tavaliselt väga kallis. Ja see turu koolitamine ja üles ehitamine, see on väga kallis tegevus, mis võtab tõsist investeeringut. Suurte ettevõtete puhul on võimalik tulla välja ja hakata inimestele seletama, et mis asi on, ma ei tea, Fablet, et mingi tableti ja mingi mobiili vaheline asi ja siis hakatakse sulle tegema reklaami ja näidatakse, kui äge ikkagi on selline vahepealne mingi tablet, et ma ei tahagi suurt ekraani ja ma ei taha telefoni. Et sellist asja hakata koolitama ja seletama. See nõuab ressurssi. See nõuab $100 miljonit, mida Samsung või Apple siis panebki oma uue mingi toote niši tekitamiseks. Seda on tegelikult väga raske teha, kui sul ressurssi ei ole. Mina soovitan võtta ikkagi mingi niši ette, mis eksisteerib, kus sa ei pea inimesi hakkama inimeste meelt või muutma, kombeid ümber harjutama, sellepärast, et vaadake, kui edukad te ise kodus olete, et kuidas te saate hakkama oma lapse ja mehe ja naise kommete muutmisega. Et kui kerge see ülesanne on ja teil on 24 tundi aega päevas, võite muuta oma koduinimeste kombeid ja siis te teate, kui edukad tavaliselt need projektid on, et muuta nende käitumist. Nii et ettevõttena ka, see on ikka väga suur väljakutse, et sa lähed kellegi käitumist muutma. Pigem mõtle, kuidas sa sobid selle käitumise sisse ja ikka saavutad oma eesmärgid ja ülesanded. Nüüd keegi, kui hakkab tegema mobiiläppe Malaisias, et nemad tõenäoliselt kasutavad Tartus välja töötatud tehnoloogiat, Fortumo ettevõtted kui default, loomulikult see on kõige lihtsam ja kõige parem makselahendus. See tundub nii ulme tegelikult mingi 5 või 10 aastat tagasi, et et Eesti on see, kes Indoneesias, Malaisias, ma ei tea, Jaapanis on see provider. Tee näitaja. Jah, et see tundub nagu impossible, aga see on see reaalsus täna. See, et maailma kõige suurem disainerite
võrk, üle 500 000 liikme, eks GrabCAD on Eesti ettevõte, või Eestis sündinud ettevõte. See jälle tundub ulme. See, et meil on, ma ei tea, 10% maailma elektrijaamadest, laadimisjaamadest, et need on väga ägedad asjad iseenesest. Ideaalis sa ikkagi valid investeerimisobjekte selliselt, et seal on meeskond ja sa valid seda inimeste pärast, et sa näed, et seal on inimesed, kes suudavad midagi ära teha. Sest et ideid on palju ja ideede väärtus on minu jaoks 0. Et need ideegeneraatoreid on ju netis olemas. Sa võid lihtsalt minna võtta nii-öelda tasuta neid ägedaid ideid, võtta nii palju kui jaksa. Nii palju kui klikkad, nii palju tuleb sealt. Igasugu top 100 tegemata idee liste on netis olemas. Tehke, keegi ei keela. Aga siis kohe kiiresti tuleb välja, et see on ikka päris raske midagi huvitavat ja suurt ära teha ise. Mingit mõtet ei ole, jah, ma arvan, istuda hea idee otsas. See ei ole nagu muna, mida sa haudud ja see kuidagi läheb kogu aeg paremaks. Pigem see asi läheb käärima sul, mida kauem sa istud selle otsa, sa ise marineerid oma ideede hulgas ja oma paranoiaga, et kui keegi kuuleb sellest ideest, et siis see kohe nagu kuidagi varastatakse ära. Ma ei tea, minu hea või halb uudis on see, et mina pole veel näinud sellist asja, et keegi tõesti oleks hea idee ära varastanud. Sellepärast, et jällegi, sa ei saagi ideed varastada. Ma võin ütelda, et mul on idee, et ma kirjutan mingi nüüd raamatu. Aga see idee, mis minul on kirjutada raamat ja see, mida sina nüüd kirjutad, sellest on tõenäoliselt 2 täiesti erinevat asja. Ikkagi asi on teostuses. Ja see on ka näiteks põhjus, miks intellektuaalse omandi valdkonnas juriidiliselt sa ei saa ideele kaitset. Sa saad selle idee teostusele, selle lahenduse ellu viimisele, selle väljundile sa saad kaitset. Mitte see, et sul on idee, et sul on hea mõte. Et igiliikur on jube hea idee, eks? Aga see on täiesti mõttetu idee samal ajal, eks? Ja igasugu asju nii-öelda leiutatakse, aga siis keegi neid ellu ei vii ja keegi ei suuda näidata, et see päriselt ka töötab, mis on selle väärtus. Nende ideede väärtus on peaaegu 0. 99,9% ajast idee väärtus on 0. Ma nüüd ütlen, et see erand on see, et tõepoolest, kui sina istud oma kodulaboris seal ja keedad mingit asja, eks, ja sul tuleb välja, et vaata, et kui mina lisan 92,5 kraadi pealt seda asja konkreetselt sellises koguses, et see on see retsept, mis teeb mingi ägeda uue kemikaali, teeb uue mingi materjali või kuidagi saavutad mingit uut kvaliteeti, kui sul on tõesti see retsept, seda võib-olla ei tasu nagu netti üles panna. Et see retsept, siis kui sa selle avalikustad, siis tõepoolest kõik võtavad ja siis sul ei ole enam midagi. Aga see on väga konkreetne erand, eks, et sul on mingi väga täpne secret Coca-Cola recipe, eks, mida sa tahad nii-öelda hoida alles, siis jaa, seda kaitse, see on sinu know-how, see on sinu secret sauce, hoia seda endale. Aga see, et sa oled nüüd leiutanud mingi uue laheda materjali, selle kohta räägi kõigile, sest et sa peadki leidma üles, et kes üldse seda materjali tahab kasutada. Väga vinge, et sul on see materjal, aga näuat, et nagu kas sa teed nendest kindaid, sokke, ma ei tea, skafandreid. Või sured oma retseptiga. Jah, et oledki selle otsas, et see on ikka nii väärtuslik, et seda ikka kellegi ei taha jagada. Et keegi veel ei tea, kas sellest üldse midagi tuleb, eks? Ja sellepärast see väärtus on tegelikult alles testimata ja need leiutajad ja need targad mehed, et ärge jumala pärast siis nagu armuge oma ideega niimoodi, et arvate, et teil on mingi täielik teemant ja kullatükk, mille otsast te istute. Neil on mingi käkk tõenäoliselt, mida tuleb hirmsasti veel vormida ja isegi siis võib-olla ei tule välja. Nagu teemanditki tuleb lihvida. Seda küll, jah, see töö, see lisandväärtus, mis sinna kõik tuleb panna. Ja tegelikult väga hea näide. Mis on teemandi ehk selle idee alghind? Ja kui te olete goomas, kui te olete kuskil teemandi kaevanduses, siis me teame, mis see hind on. $2. Selle teemandi kamaka hinda, see kivi, seda ostetakse kilodega ja see väärtus on mõned $. See mees, kes selle kaevab välja. Sellepärast, et kõik see hind siin lõpus Tiffany's poes on see lisandväärtus, mis sinna peale tuleb. Kuidas saadakse teemanditele 1000% kasumid peale, on läbi kogu selle infrastruktuuri, mis selle ümber luuakse, kõik need reklaamikampaaniad, mida The Beers teeb,
see kõik maksab, eks see on see tegelikult, mis teeb teemandist teemandi, mitte lihtsalt shiny rock, eks, et see on marketing suures osas ja kui lugeda De Beersi ajalugu ja teemandite ajalugu, siis see on olnud 100 aasta teema, et seda turgu üles ehitada ja väärtustada seda kivi ja teha tast midagi erilist, et ta ei ole lihtsalt kivi või kristall. See on see lisandväärtus ja sellepärast ärge nagu liiga just neid konsultante või neid müügimehi ja ma saan aru sellest skepsisest, et neid bullshitters on palju, aga see ei tähenda, et teil ei ole vaja ka selliseid inimesi, kes räägivad selle narratiivi peale ja kes loovad kõike seda lisandväärtust. Et te hetkel võib-olla oletegi selle kaevandaja tasemel, et teil on need kivid, jah, see on teemand, aga kas keegi ostaks seda kivi su käest lihtsalt sellisena? Tõenäoliselt mitte. Ma arvan, ettevõtjatel on väga tähtis aru saada sellest, et mis on need erinevad finantseerimisallikad, mis üldse on turul, eks, et selleks, et võtta ette suuremat rahvusvahelistamisprojekti, selleks, et võtta üle kas või väike tillukene konkurent kuskil, selleks, et saada kuskile võõrale turule sisse, tavaliselt see vajab investeeringut. Kus see investeering tuleb? Tihti sa pead seda minema kuskilt küsima, sest et sul ettevõtte siseselt tõenäoliselt ei ole. Kohvritäit raha, sul ressurssi ei ole, sa tihti pead seda kaasama oma tulevikuplaanide pealt. Mida see siis tähendab? Sa lähed panka, sa lähed, räägid seal ära, pank tõenäoliselt ütleb, et okei, näidake meile oma viimased 5 aastat ja rahavood ja nii edasi. Sa ütled, mis 5 aastat, me oleme 5 kuud tegutsenud. No siis pank ütleb, et aga väga tore, no siis 4,5 aasta pärast räägimegi, eks. Pangad on toredad asutused iseenesest, aga see nende finantseerimine on ehitatud mingisugusele konkreetsele mudelile ja sellised alustavad ettevõtted ja väikeettevõtted lihtsalt ei sobi sinna mudelisse. Ja kuna see riskiaste on nii kõrge, siis pank ei saa sulle tihti laenata ega anda raha. No kui sealt sulle tuleb ei, siis mis on alles? Eks siis ongi need FFF, Friends, Fools and Family, kõige tõenäolisem ikkagi oma ema, isa, kes annab raha või onu või sõber või vend või mis iganes. Et need peavad sulle andma või sa loodad vähemalt, et nad tunnevad kaasa, et tore oleks, kui sa ikka istuks kodus ja mängiks Xboxi kogu päeva, et võib-olla kui me anname sulle mingi süsti, et siis lähed õue ja teed midagi kasulikku. Või tavaliselt ikka nii hull asi ei ole, aga see on fantastiline, kui pere toetab. Kahjuks ma vaatasin viimases arengufondi uuringus räägiti sellest, et milline ettevõtluskultuur Eestis on ja räägiti sellest, et palju on siis nii-öelda mediaaninvesteering Eestis. Ja tuli välja, et Eesti investori mediaaninvesteering on 2200 eurot. Et suht selline tagasihoidlik summa, et ühe Maci ostad ära küll sellega, aga maailma vallutama, sellest jääb kindlasti natuke puudu. Printeri võib-olla ka saada, aga siis skännerid võib-olla enam ei saa. Telefoni küll ei sinna eelarvesse ei mahu. Selline on see turg. Võib-olla äriinglid on siis seal natukese kõrgemal, seal 20, 30, 40, 50 000 eurot Eesti mõttes on võib-olla need summad. Ameerikas on siis juba võib-olla 100, mitusada, isegi miljonini küündivad ingli sündikeeritud diilid välja. Kes siis on äriinglid? Äriinglid on sisuliselt advokaadid, arstid, ettevõtjad, inimesed, kellel on piisavalt raha, et peale aktsiate, peale pensionifondide, mis iganes, nad mingi osa oma sissetulekust või oma rahadest investeerivadki eraettevõtlusesse, ütlevad, et see risk on seal kõrgem, aga tootlus on ka oluliselt kõrgem.